Selles loengus hakkame rääkima aja planeerimise kunstist. Aja planeerimine on üks, ma ütleksin, kunst. Miks? Sest et meil igapäevaselt on väga palju asju teha. Infot tuleb tohutult palju peale. Pere, hobid, töö, karjäär, üritused ja kõik see tegelikult ju peab ära mahtuma sellesse 24 tundi lisaks puhkusele ehk siis magamisele. Ja ma hakkan selles loengus rääkima nii erinevatest aja planeerimise võtetest kui sellest, et mida me siis nagu teadlikult saaksime teha, et enda ajakasutust osata paremini paika panna. Sest ükskõik, missugust eesmärkide siin elus ei aja taga öeldes, on teil vaja ka selleks ju aega. Lisaks ka puhkuseks on vaja aega. Rõhutan seda, ehk siis selle loengu eesmärk ei ole mitte seda, et kuidas me saaksime veel rohkem ühes päevas teha, vaid pigem see, kuidas me saaksime teadlikult enda otsuseid mõjutada ja vaadata, mis on siis ikkagi see, mida ma tahan või mida ma ei taha, et seda hakata välja lülitama enda elust. Nüüd, kuidas siis käsitletakse neid ajaraiskajaid, ehk siis inimesi meie elus, kes siis ei oska enda aja ka midagi nagu võib-olla väga tarka pihta hakata, aga hullem veel, siis ka võtavad teiste elust palju aega. Ja siin on niisugused nagu uurimuste järgi niisugused erinevad inimtüübid. Kuigi inimtüüp on võib-olla liiga lai mõiste tema kohta öelda, aga võib-olla kui te nagu teate sellistest käitumistest, tunnete ka ise ennast näiteks ära seal hulgas, siis saate midagi selles osas ette võtta. Ehk siis ühed, kes tavaliselt siis meie elus nii aega raiskavad kui ka oma eesmärke ei saavuta, on need, kes on siis need pidevad edasilükkajad ja viivitajad. Ehk siis ükskõik missugune ülesanne ei ole, ta üritab seda kogu aeg edasi lükata kuskile määramatusse või natukene kaugemale enda päevast, millal ta peab seda tegema. Ja seetõttu ongi see nagu pidevalt tegelikult ka tal siin kuskil kuklas, ehk siis, et ta peab midagi tegema, aga ta ei taha seda teha ja nüüd ta üritab seda edasi lükata, mis omakorda mõjutab kogu aeg seda kõike, mida ta teeb, sest et ta ju ka teab, et ta peab seda tegema ja see kuskil siin kummitab. Nüüd järgmised on need segajad. Ma arvan, et kõik te olete oma elus siis seda kaose tekitajat ja segajat kohanud. Ehk siis, need on need isikud, kellega te lepite midagi kokku ja siis äkki korraga hakkavad kõik need plaanid kogu aeg muutuma. Ja tänu sellele see mõjutab ka teie tegevust, ehk siis kuidas te oma päeva üles ehitate, millal te midagi teete, millal te midagi peaksite edasi hakkama lükkama ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid, ma ütlen ausalt tegelikult, mida vähem teie elus on, seda lihtsam on teil ka enda eesmärki saavutada. Sest et kui keegi nagu pidevalt, kokku lepitud plaane ümber lükkab, siis on ka tegemist võib-olla pahatahtliku manipulatsiooniga, mille all on nagu soov teid kontrollida. Siis on need, kes on need ajakulu alahindajad, ehk siis nad eeldavad pidevalt, et nad saavad kiiremini hakkama, kui nad tegelikult realistlikult selle ülesandega hakkama saavad. Ja näiteks teil on tööl mingisugune projekt, teil on kokku lepitud, et näed, selleks kuupäevaks me teeme selle ettekande valmis või saame selle projekti valmis. Ja nüüd, tuleb välja, et tema osa on tegemata, seepärast, et ta arvas, et sellele asjale kulub vähem aega. Ja see on ka üks selline, ühtepidi optimism võiks öelda viib edasi, aga teistpidi intelligentne optimism viib edasi. Ehk siis, kui te ka iseennast siin ära tunnete, siis võtke kindlasti aega. Siia hulka ka näiteks kuuluvad need, kes pidevalt hilinevad. Ehk siis, ta lepib kokku teiega mingisuguse aja ja siis tuleb välja, et näed, liiklus on ikkagi niisugune või et selle
kohale jõudmiseks võtab teed rohkem aega, aga seeläbi ta mõjutab ka kõikide teiste, kellega ta siis kokku puutub päeva jooksul, kellega on mingid asjad kokku lepitud, ka nende ajakavasid, mis omakorda hakkab mõjutama juba päris laia ringi. Siis on need tuletõrjujad. Tuletõrjujad nii-öeldes, ma mõtlen nagu ajatuletõrjujad, kes siis viimasel hetkel kõiki asju teevad. See on ka üks suhteliselt raske kontingent, ehk siis ta lükkab kõik asjad võimalikult viimasele minutile ja siis käib kogu aeg kiirustades tegutsemine. Miks kiirustades tegutsemine ei ole hea? On just see, et pinge juba omakorda hakkab mõjutama meie suutlikkust midagi teha. Ehk siis mõelge korraks, kui te näiteks olete hommikul oma üks rutiinse kavaga, siis nii-öeldes teate, et kui te lähete sel kellaajal välja, siis te jõuate selleks kellaajaks tööle. Ja nüüd hakkate juba välja minema, kui äkki tuleb telefonikõne. Ja nüüd te peate seda telefonikõnet paralleelselt näiteks tegema või tuleb veel, et midagi veel tuleb juurde, mida te peaksite tegema enne, kui te nüüd saate sealt kodunt välja. Mistõttu, eks ole, teie rütm viiakse täiesti nii-öelda segi paisatud olukorda, mis omakorda jälle teie sooritust hakkab võimendama. Ja muuseas, see on üks väga hea trikk alati, kui te näete seda, et keegi surub peale või ootumatud olukorrad tekkisid tänu millele te nüüd peate hakkama kiirustama ja ei saa rahulikult mõelda, siis võtke ja öelge iseendale, võite isegi täitsa häälega öelda, et nüüd ma võtan arvuti, nüüd ma panen kingad jalga, nüüd ma panen manti selga, nüüd ma võtan autovõtmed, nüüd ma lähen alla ja nüüd ma sõidan sinna. Ja juhul, kui ma näen, et ma hakkan hiljaksema, ma saan neile helistada. Miks? Sest et kui me hakkame kasutama nagu häält, siis me juba protsessime seda informatsiooni teiste ajuosadega väidetavalt. Ja lisaks, eks ole, kui ma juba sõnastan, siis sõnadega ma formuleerin mõtteid, see tähendab seda, et ma saan nii-öeldes konkreetse juhise anda iseendale ja kui te seda ütlete nüüd rahuliku häälega, ka siis see juba mõjutab seda, et te hakkate nagu toimetama tunduvalt fokusseeritumalt ja teadlikumalt, ehk siis te vähendate ka ajakulu sisuliselt. Siis on need perfektsionistid. Need on ka üks kontingent kodanikke, kes siis lõputult võivad ühte asja viimistleda. Ühtepidi on tore, kui keegi üritab midagi teha täiuslikult. Loomulikult, kes meist ei tahaks, et kõik oleks nagu perfektselt ja täiuslikult tehtud. Aga ärge unustage, seal all on alati kaks küsimust. Üks pool on see, et esiteks midagi teha perfektselt on praktiliselt võimatu. Ja teiseks on see, et mida rohkem te midagi teete ja millegile aega seal kulutate, seda vähem teil jääb teisteks tegevusteks aega. Ehk siis andke endast parim, aga ärge ajage taga perfektset tulemust. Ja kui me hakkame sedamoodi lähtuma, siis me hakkame ka tegelikult tunduvalt rahulikumalt suhtuma asjadesse. No näiteks ütleme, kirjutate e-maili, eks ju, ja nüüd tundub, et see pole ikka päris see. Nüüd kirjutate seda ümber, pole ikka päris see. Nüüd mõtled, okei, küsiks veel ChatGPT-lt, kuidas moodi võiks teha ja pole ikka päris see. Ja selle ajaga tegelikult te oleksite võinud juba 4 e-maili teha või veelgi parem ühe telefonikõne, kus te oleksite saanud täpsustada oma mõtteid ja kuulda ka arvamust vastaspoolelt, mis on tema seisukohal. Ehk siis jätke perfektsionist kõrvale. Lisaks, mis on tavaline? Perfektsionistid variant 1 on kasvanud üles väga nõudlike vanemate hulgas, kes siis on nende käes kogu aeg nõudnud ja lapsele pole kunagi tundunud, et on piisavalt hea. Ning perfektsionist viitab ka väga sageli sellele, et inimene tunneb ennast mitte väga turvaliselt ja nüüd ta üritab nii-öeldes läbi selle kaudselt kontrollida seda, mida ta siis teeb või kes ta on või mida ta saavutab. Ehk siis perfektsionism jätame kõrvale. Ja siis on veel ka need ajajuhtimise märtrid. Need on ka üks päris kohutav kontingent, ma ütleksin. Miks? Sest need on need isikud, kellel on täpselt pandud paika kõik, mis nad teevad. Aga kahjuks
või õnneks on elu ja elus kogu aeg juhtub mingeid asju. Ja sellepärast see on üks suur stressiallikas, kui te panete kõik punktist punkti oma päeva täis nii-öelda kõike, mis te teete. Sest et sellega te tegelikult kogu aeg tekitate endale negatiivset stressi. Kui te teete oma päevakavasid ja neil on seal näiteks mingi kohtumiste rodu, mis te peate tegema ja tegevuste rodu, siis jätke sinna alati see ajalõnks nii-öelda sisse. Sest et see ei pruugi isegi teist sõltu olla, kui keegi jääb näiteks hiljaks ja läbi selle omakorda hakkab teie ideaalne päevakava, mida te tahtsite siis nii-öelda näha oma päevas, paigast ära minema. Ehk siis ärge olge aja juhtimise märtrid. Nüüd on erinevad aja planeerimisel mudeleid või meetodeid. Ja ma siin paari käsitlen, sest et need tunduvad päris mõistlikud ja lisaks sellele, kui me hakkame nendesse süvenema, siis me näeme seda, et nad tegelikult räägivad ühest ja sellest samast asjast. Ehk siis võtame esimese, Parkinsoni seadus. Mis nad soovitavad? Näiteks tekita tehnilised tõrked. Ütleme niimoodi, et kui sa tead seda, et sul on kalduvus tegeleda liiga pikalt millegiga või jääda nii-öelda ühte tegevusse kinni, siis hakka tekitama endale teadlikult tehnilisi tõrkeid. Näiteks tööta ilma akulaadijata arvutiga. See tähendab seda, et sa paned endale peale nagu nii-öelda nähtamatu ülesande, et sa proovid seda teha ära ennem seda tööd, kui aku nüüd tühjaks saab. See on üks päris hea meetod, miks? Sest et ta sunnib meil võtma fookust. Kui ma fokusseeritult, kui ma tean, et mul on selline aeg ja nüüd ma proovin sellega lõpetada selle, siis on mind natukene keerulisem igal juhul minu töö juures segada, ütleme kolleegi poolt või mõne kõne poolt, mis tuleb sisse. Kui see, kui ma nagu tean, et mul on aega seda küll ja küll teha, ehk siis kasutage seda. See on ka muuseas väga hea, nüüd on ka olemas äpid, et näiteks kellel on väiksed lapsed, et näiteks kokku leppida, et me läheme välja 10 minuti pärast. Ja 10 minutit iseenesest muuseas ei ütle ka täiskasvanutele mitte midagi, kui tal pole just kella ees. Aga see, kui me teame, et nüüd see hakkab sealt nii-öelda tiksuma tagurpidi, siis me näeme seda ja õpetame ka lastele, et näed, et vaata, nüüd on see ja nüüd me leppisime kokku, et siis me lähme välja. Sest muidu see 10 minutit, nii nagu ka meie ajule, on ebamäärane. Siis mida Parkinsoni seadus veel ütleb, et määra töö lõpetamiseks tähtaeg. Aga lisaks sellele proovi see projekt enne tähtaega valmis saada. Mulle ise see väga meeldib ja mina seda printsiipi näiteks kasutan väga sageli. See võtab maha stressi, see annab võimaluse, et kui tekivad mingisugused ootumatud olukorrad, saad sa selle ikkagi tehtud. Ja see annab sulle ka kindlustunde, kui sul on juba ette mingi asi valmis tehtud, selleks ajaks, kui sa pead näiteks seda ettekannet tegema või seda koolitust tegema, et sul oleks materjalid valmis. Ja lisaks sa suudad selle vahepealse aja jooksul ka nii-öelda mõelda veel ja sealt tuleb veel uusi ideid ja sa suudad näiteks ka veel juurde saada mingit infot, mida sinna siis lõppviimistlusena panna. Ehk siis see on väga mõistlik teha nagu valmis enne tähtaega. Siis on Parkinsoni seaduses veel punkt, et määra kindel aeg soorituseks ja muuda see siis poole lühemaks. Ajaga on niisugune huvitav asi, et see meie ajataju on hästi subjektiivne. Võib-olla te olete märganud, aga mina hakkasin siin juba päris pikka aega tagasi mõtlema, et kuidas on võimalik, et kui sa hommikul ärkad üles ja sul on mingi tegevuste rutiin hetkeni, kui sa astud uksest välja. Nii. Ja kas sa tahad või sa ei taha, minul see aeg oli tavaliselt kuskil tund aega ja kui ma üritasin küll menüüd vahetada, küll võimelda pikemalt või lühemalt, küll käia duši all lühemalt või pikemalt, küll panna neid riideid valmis ja mitte valmis, siis ikkagi see aeg jäi nagu konstantselt suhteliselt samaks. Samaaegselt, kui oli vaja hommikul jõuda kella 5 lennujaama, et kuskile minna, jõudsin ma kõik need asjad circa poole tunniga tehtud. Ja ma ei saanudki aru, kuidas see on nagu võimalik. Et kui ma teen täpselt samad asjad, et
ühel hetkel ma teen nad tunduvalt kiiremini versus teise hetkega. Aga eks siin ongi see, et võtta need pisikesed, need liigutused, no näiteks, eks ole, et kas sa nüüd paned selle tassi sinna nii-öelda nõudepesumasinasse või mitte, või eks ole, et kas sa, mis järjekorras sa midagi nagu paned, noh näiteks, millal sa lülitad sisse kohvimasina, millal sa paned neist muna keema, mida sa sööd, kas sa sööd nüüd, eks ole, hakkad keetmapudru või sa sööd nüüd, eks ole, kas siis seda poolvalmis tehtud, sa seda vett peale valad või siis, eks ole, sa üldse võtad siis selle müsli ja teed sellega midagi. Et seal on erinevad variandid, aga tead, mis ta annab, on lihtsalt see just, et kui kiiresti ja kui palju, millele me aega pühendame. Ehk siis see tasuks nagu läbi vaadata. Ja kui seal on näiteks tegevusi, mis nii-öelda raiskavad teie aega, näiteks kui te mõtlete hommikul, et kas nüüd panna see pluus või mitte panna see pluus, kas minna pükstega või mitte minna pükstega, äkki peaks panema hoopis seeliku selga, ma räägin praegu naistest või meeste puhul, kas panna seda lipsu või seda lipsu, et siis tegelikult see võtab aega. Lihtsam on juba see, et lahenda see asi ette ära või kasuta seda sama printsiipi iga kord, tunduvalt lihtsam. Ja muuseas, edukate puhul me näeme seda väga sageli. Et ei ole seda, et kas seda või seda, vaid lihtsalt kõik on suhteliselt sarnased ka nende riided, aga mis annab, ongi ajavõit siin elus. Siis, mis Parkinsoni seadus veel ütleb, et piira ülesande tegemiseks aega. No, sellest ma juba siin rääkisin, aga jah, et kui sul on mingid rutiinsed tegevused, siis hakkad teadlikult piirama. Ehk siis, kui sa muidu vastad nendele e-mailidele, ütleme see 2 tundi, siis piira see, ma teen selle 1,5 tunniga. Ma proovin. Miks sa proovin sellest? Me juba rääkisime seda sõna kasutada. Kas ma saan seda teha? Ja see jälle omakorda aitab meil seda, et me ei lase ennast kõrvalistel teguritel, kõrvalistel segajatel nii öeldes rütmist välja viia. Muuseas, soovitan soojalt. Kui te olete tööl või peate midagi fokusseeritud tegema, lülitage oma mobiilid vaikse režiimi peale, kui vähegi on võimalik. Või vähemalt ärge kasutage seda Messengeri ja lõputud sisendid, mis teile annavad uudised pidevalt, mis kogu aeg võtab seda fookust ära. Aga sellest me rääkisime juba fookuse loengus. Nüüd üks huvitav selline printsiip, mida veel ajajuhtimises kasutatakse, seda kutsutakse Pareto printsiibiks. Ja see on see Vilfredo Pareto, kes oli siis Itaalia majandusökonomist, tema loodud, ehk siis see on see 20-80. Ja mis ta siis nagu seal toob? No, see alus on see, et see 80% nii-öelda sissetulekust või 80% kasust me tegelikult siis nii-öelda toodame või teeme 20% ajast. Ülejäänud nagu aeg ei ole see, mis on nagu nii tulemuslik. Ja mis ta nagu siin välja toob? Esiteks, ka tuvasta probleem või probleemid. Nii. Nüüd teiseks, leia nende algpõhjused. Siis skoori nende erinevate probleemide suurused. Ehk siis sama, mis ma rääkisin eesmärkide juures, et kui sul on erinevad eluvaldkonnad, siis kõik nad mõjutavad üksteist. Ja kui nüüd üks on paigast ära, siis tegelikult peaks alustama sellest. Ehk siis siin on täpselt see sama, et kus on see kõige kriitilisem punkt, alusta sellest. Aga enne seda, eks ole, jälle tuvasta need algpõhjused, ehk siis kaardista situatsioon. Siis, mis ta soovitab, rühmita need probleemid algpõhjuste kaupa. See on ka väga niisugune mõistlik lähenemine. Siis tegelikult ütleme, kui me vaatame nagu laialt inimkäitumist, siis algpõhjused, ükskõik mis probleemid meil siin elus ei ole, on tavaliselt seotud nagu, võiks öelda laialt, niisuguse põhilise elemendiga või teguriga. Ehk siis üks on hirm tundmatu pärast, hirm üksinduse ees ja teine ongi see kuuluvus. Ehk siis suure tõenäosusega, ükskõik mis probleem see ei ole, ta läheb täpselt nendesse samas. Ehk siis hirm näiteks, et teen muudatuse, mis siis saab, ma hoian seda parem ära. Või hirm, eks ole, kui me nüüd teeme teisiti midagi, mis siis hakkab toimuma. Ja teise pool just see kuuluvus, ehk siis mis teised arvavad, mis teised mõtlevad, kui ma kukun läbi või kui ma jälle õnnestun, et kõik see kogu aeg nagu mõjutab. Ja need samad probleemid
kui me vaatame jälle eluvaldkondade järgi, siis miks ma ütlen, et kui üks on paigast ära, see mõjutab ka kõiki teisi. Et võt, see on niimoodi, nii või teisiti ja tegelikult täpselt sama on ka enamasti töökeskkonnas. Ehk siis, kui on niinimetatud kõige nõrgem lüli ja see kõige nõrgem lüli kogu aeg on kõige nõrgem, siis tahes-tahtmata see mõjutab ka kõikide tugevate lülide tegutsemist. Ehk siis sellepärast peaks leidma üles selle, kus on see algpõhjus. Nii. Siis alustagi selle kõige kõrgema punkti summaga rühmast ja tegutse. Täpselt sama on ka siin, eks ole, et need, kui sul on päevas ülesandeid terve rodu, siis vaata, tuvasta probleemid, ehk siis mis sul on vaja teha, leia, mis on siis üldse, ütleme, algpõhjused, kas on sinu lahendada või ei ole sinu lahendada, vaata, mis on kõige tähtsamad nendest, nüüd pane siis ritta nad nii-öeldes, mida sa saad teha paralleelselt, mis nagu omavahel ühtivad, ja alusta siis sellest, mis on kõige kriitilisem. Ja tegutse. Nüüd väga tore, mulle meeldib see eat, set, frog tehnika, ehk siis söö, see konn tehnika. See tehnika nimetus tuleb nagu Mark Twainist, kirjanikust, kes siis väidetavalt oli siis öelnud, et kui sa sööd süües elusat konna esimese asjana hommikul, ei ole päeva jooksul midagi hullemat enam ees ootamas. Ehk siis mõte on selles, et kui sa alustad nagu kõige ebameeldivamast, siis kõik ülejäänud asjad ei ole enam nii ebameeldivad. Ja tal on õigus, et ka, kui teil on vaja mis iganes ülesandeid päeva jooksul teha, siis kindlasti alustage sellest kõige kriitilisemast, mida te ei saa kuidagi moodi edasi lükata, mis on teie kohustus ja mis on nagu kõige hullem. See on niisugune punkt, mis tavaliselt inimesed ära unustavad. Ma mäletan, kooli ajal vähemalt meid nagu õpetati umbes niimoodi lähenema, et kõigepealt tee ära kõik lihtsamad asjad ja siis tee seda kõige suuremat. Aga see vähendab ka tegelikult seda võimekust neid kõige lihtsamad asjad nii-öelda ära teha, sest et sul kogu aeg on see kuklas nii-öelda see kõige ebameeldivam asi. Ehk siis lihtsam on ja targem on võtta see kõige raskem asi, millest sa nagu nii ei pääse ja sellest alustada. Ja mis see eat, set, frog tehnika siis ütleb? Nii. Kõigepealt sead selged eesmärgid ja siis võtad, missugust neist sa saavutada tahad. Nii. See oli ka, mis me eesmärkides rääkisime. Kirjuta see ülesse, määra tähtaeg ja koosta tegevustest nimekiri, mida siis peab tegema, et seda saada. Nüüd süstematiseerid need tegevused tähtsuse järjekorras ja kõige olulisemad on kõige raskemad. Ja neist alustad ja need ongi need konnad siis nii-öelda. Ja nüüd tegutsed. Ja kui taldrikul on rohkem kui üks konn, siis söö kõigepealt ära kõige vastikum, nagu ütleb see tehnika. Ja korda tsüklit iga päev, tehes alati midagi, mis sind viib eesmärgi poole. Ja võt see, mis sind viib eesmärgi poole, on ka see, mida me peame tegelikult kõige kriitilisemaks ja kõige olulisemaks pidama. Sest et me ei mattuks nende igapäevaste kohustuste alla, on vaja selle perspektiivi suunas ju kogu aeg tegutseda. Ehk siis ärge kunagi jätke enda eesmärke nii-öeldes nagu teise järgmiseks, vaid mõelge ja pange nad nagu perspektiivis, mis ja kes on teile ikkagi kõige olulisem paika. Sellepärast see mis ja kes küsimus väga palju aitab. Siis on näiteks Eisenhoweri maatriks, kus siis, kui sa oled suur juht ja sul on väga palju probleeme igapäevaselt lahendada, kuidas siis Eisenhower neid lahendas. Ehk siis ta võttis tegevused ja nüüd lahterdas nad nagu 4 kasti. Ühed olid siis need, mis olid siis tähtsad ja kiired. Ja need siis kuulusid lahtrisse tee. Nüüd järgmised selle kõrval on siis, mis olid olulised, aga mitte kiired. Ja seal on nimetus tal decide ehk siis otsusta. Nüüd see not important ehk siis
pole oluline, aga on kiired, neid delegeeri. Mis ei ole sinu, aga on kiired, delegeeri. Muuseas, siin on üks väga tähtis punkt kõikidele juhtidele, sest et väga sageli nad üritavad ise kõiki asju teha või siis kõike delegeerida, aga mõlemad on nii-öelda valusad õppetunnid tulema pärast seda. Ehk siis, mis on sinu teha ja mida sa pead tegema, seda teed ise, aga mida sa saad delegeerida, siis delegeeri. Ja selleks peab jälle mõtlema, mis on oluline ja kes on oluline. Ja nüüd, mis on Eisenhoweri maatriksis ja 4. kast ongi, et not important ehk siis pole olulised ja not urgent on ka, eks ole, ei ole kiired. Ehk siis need lihtsalt kustuta ära. Seal on nagu huvitav, et kui te hakkate nagu igapäevaselt lahterdama asju selle maatriksi järgi näiteks, siis neil eriti, kellel on nagu väga palju igasuguseid ülesandeid, selgub, et mingi osa nendest ei ole üldse olulised ja mingit osa neist ei olegi vaja kunagi teha. Lihtsalt nad on nagu tulnud või lähenevad ise või keegi teine saab neid teha või see pole üldse teie probleem. Ja sellepärast ongi oluline jälle silmas pidada, et kas see on oluline ja kas see on teie jaoks oluline seda teha. Ma pean silmas siin ka kaasarvatud seda, et näiteks tööülesanded, mis te peate nagu tegema ja mis kuuluvad teile, need on olulised. Ehk siis, mida me võime näha nagu kõikide nende meetodite puhul, ongi ju üks ja seesama jookseb läbi. Et kõigepealt oluliste ülesannete reastamine, kusjuures kirjalikult märksõnadega on kõige efektiivsem. Siis kiirete ülesannetega tegelemine esmajärjekorras. Siis prioriteetide, rutiinsete tegevuste ja puhkepauside jaoks muuseas ka aja säästmine. Käesolevate projektide jälgimine ja protsessis leiduvate kitsaskohtade tuvastamine. Need on nüüd kõik sellised asjad, mida igapäevaselt, kui me nagu omandame selle oskuse, suudame me väga palju paremini ka oma aega planeerida. Ja sellepärast ma võib-olla tooksin üks võib-olla mitte asjasse puutuva näite alguses tundub, aga no näiteks. Ehk siis esimese asjana aktsepteeri ja kaardista olukord. Toon siin näiteks, kui te saate aru, et igal hommikul teil kulub liiga palju aega enda rõivaste leidmiseks või valimiseks. Nüüd, kui te teete oma riidekapi ukse lahti, mis te näete? Nii nagu siin pildi peal, kõik on segamini. Värvid, tüübid, vabajariided, tööriided, kõik on nii-öelda segamini. Ehk siis esimene asi on see, et aktsepteeri situatsiooni ja kaardista olukord. Nüüd järgmiseks tasuks mõelda, et mida sa tahad ja miks sa seda tahad. Ehk siis tõmba oma kapp täiesti puhtaks, ei ole muuseas minu väljamõeldis, vaid see on ka üks metoodika. Tõstes kõik välja, on sul lihtsam ja selgem hakata neid juba seal panema nii-öeldest reastama erinevate näitajate, värvide, kasutuste järgi. Ehk siis, mida sa tahad? Ja nüüd, et sa oleksid motiveeritud, siis on jälle vaja küsida, aga miks ma seda teen? Sest väga palju ma tean on inimesi, kes nagu kuude viisi jamavad ja raiskavad aega oma riidekappide või garderoobide peal. Aga tegelikult see on ju lihtne, kui sa oled motiveeritud seda tegema ja saad aru, et iga päev sa saaksid aega juurde sinna elus, kui sa ei pea otsima sealt ühte või teist või kolmandat, siis sa ilmselgelt oled rohkem motiveeritud. Ehk siis, mida sa tahad, mis võiks olla see lõpptulemus ja miks sa tahad. Ja nüüd ongi see, et tegutse süsteemselt. Ehk siis nii nagu siin pildi peal te näete, on samamoodi, mul on tunduvalt lihtsam ja kiiremini ma leian ja läbi selle ma võidan siin elus aega juurde, kas või magamiseks, kui, eks ole, mul on pandud ta süsteemi järgi. Sellepärast seesama see Marie Kondo, kes on nagu, ma arvan, maailmas väga-väga levinud ja kõige tuntum süstematiseeritud
kuidas ma ütleksin, kappide ladustamiste eestvedaja olnud või guru või kuidas teda nüüd nimetada. Aga see annab jah meile ajas võitu, sest mida automaatsemalt me midagi saame teha, seda vähem me kulutame aega ja seda suurema tõenäosusega me saame nagu õige tulemuse. Ehk siis mõelge nende inimeste peale, kes kunagi ei leia oma autovõtmeid ülesse versus nendega, kes leiavad need iga kord ülesse. Ja see suur vahe ongi, kas ma panen nad iga kord täpselt samasse kohta, siis ma ei pea mõtlema, kust ma neid otsin. Versus sellega, et kui ma ei tea ja mul ei ole nagu puudub süsteem, et kuhu ma nad panen. Ehk siis säästke aega enda elus, mida te nii-öeldes kulutate mõttetute tegevuste peale. Ja võt see 3 kõige olulisemat sinu jaoks, see ei ole küll minu märkmik siin pildi peal, aga see on jah, just sellega, kui ma täna selle nagu välja mõtlen, mis on minu jaoks homme, siis jah, ma suurendan seda tõenäosust. Lisaks ma saan välja selekteerida asju, mis reaalselt ei mahu minu päevakavasse. Ja 3. ma liigun ka sinna suunda, mis ma tahan. See on muuseas tippspordist pärit see lähenemismetoodika. Et kui meil on nagu täpselt teada, mis me teeme, siis on asi ikkagi tunduvalt suurema tõenäosusega õnnestub. Ja aju tahab saada ühte tegevust korraga. Ehk siis sellepärast, et seesama, kui me üritame paralleelselt teha erinevaid asju, ei õnnestu. Ta ei vea meid välja. Ehk siis, kui te võtate ükskõik mis ülesande, siis tehke seda fokusseeritult olles selle ülesande juures. Mida vähem te lasete ennast segada, seda parem on. Muuseas, ma ütlen siinkohal kohe, et näiteks ütleme, kui te olete harjunud, et te lähete koju ja siis lülitate esimese asjana televiisori sisse ja siis üritate samal ajal puhata, siis teil on variant 1, kas te puhkate või variant 2, te vaatate televiisorit. Sest tahtmata see, mis tuleb sealt taustast ka kogu aeg mõjutab. Rääkimata sellest näiteks, et kui keegi peab seal õppima samal ajal, kui televiisor mängib. Muusika mõju on väga tohutu, helide mõju väga tohutu ja ka näiteks need samad töölauad, elementaarne asi töölaud. Kui meil on nagu ettekujutus väga sageli, et mida rohkem segamini see töölaud, siis seda rohkem on inimene tegus. Ei ole. Vastupidiselt, see, millega tegelete, pange see ja ainult see nähtavale, kui on võimalik. See ei tähenda seda, et te peate laua täitsa puhtaks panema, vaid lihtsalt võtke see ja eristage teistest. Sest kõik esemed, kõik asjad, mis on meil nagu silmapildil, need kogu aeg tegelikult ju meid võtavad ka meie tähelepanu. Ehk siis näiteks, kui teil on seal hunnikus asju, mida te peate tegema ja siis on veel hunnikus asju, mis on veel ebameeldivamad, aga mida te õnneks veel praegu enda arvates ei pea tegema, siis tahes-tahtmata teie pilk ka peatub nende vahet pidamata. Ja mis omakorda jälleks ole, ju kogu aeg võtab ka teie fookus sinna. Ehk siis printsiip on ikkagi alati see üks tegevus korraga. Üks tegevus korraga, mis on muutunud juba automaatselt, need jäävad välja. Aga just muidu see, et mis nõuavad fookust üks tegevus korraga. Ja need realistlikud tähtajad, see on ka muuseas üks põhjus, miks inimesed väga sageli lahkuvad töölt, et seatakse neile ebarealistlikke tähtaegu ja see tekitab omakorda stressi. Ehk siis ma ei taha seda öelda praegu, et tähtaeg ei ole oluline, ülioluline on panna tähtaeg, aga ärge olge siis enese suhtes vähemalt enda eesmärkide seadmisel nagu ülikriitilised, et näed, nüüd mul ei tulnudki see välja, nüüd järelikult ma olen mingi jobu, et ma ei suutnud selleks ajaks ära teha. Ei, aga need tähtajad peavad olema realistlikud ja arvestama seda, et ka inimese elu tahab elamist vahepeal. Ehk siis realistlikud tähtajad omakorda tegelikult nagu muudavad selle aja planeerimise tundumalt efektiivsemaks kui see, kui on nagu survestatud ja peale surutud tähtajad. Ja siinkohal ma tahaks kindlasti öelda seda, kui te näiteks näete tööl, et teile ei mahu need asjad kuidagi moodi sellesse tähtaega, siis tuleb sellest rääkida. Mitte võtta vastu nagu rahulikult kõik, mis peale surutakse ja siis olla kogu aeg nii-öelda läbipõlemise ääre peal, sellepärast, et realism on teine kui see, mida te olete vastu võtnud. Ehk siis hinnake oma aega kalkuleeritult. Ja nagu ma juba ütlesin, ei perfektsionismile. See on tõesti ülioluline. Ehk siis
kui mitu korda te võite ühte lauset ümber kirjutada, seda keegi täpselt isegi ei tea. Aga oluline ei ole ju see, et see lause oleks ideaalne, vaid just nimelt see edastaks selle mõtte, mida te tahate sellega öelda. Ehk siis ükskõik, mida te ei tee, alati ka valige, et kui kaua te seda teete ja kui ideaalselt te siis tahate seda teha. Mul tuli praegu meelde, kuidagi üks naisettevõtja ütles, et kui sul on nagu valida, et kas sul on kodus tolmurullid või õnnelikud lapsed, siis mina valin viimase. Ja ma ütleks niimoodi, et seal peab leidma tasakaalu, aga lähenemisviis on tegelikult ju mõistlik. Sest väga sageli on see, et kas me ikkagi kulutame enda aega tegevustele, mis tegelikult nii-öelda väärivad seda aega. Sest et see on mingi muu asja arvelt. Ükskõik kaasa arvatud ka isegi sissetuleku arvelt. Sest mida kauem sa midagi teed, eks seda rohkem sa pühendad aega ja seda vähem sa saad nagu võimalust nii-öelda teha seda teist. Ehk siis andke endast parim, aga ärge kalduge kindlasti perfektsionismile. Ja muidugi õpi ütlema ei. Ei ja veel kord ei. Ehk siis see ei ole nii keeruline. Inimesed, kuidas ma ütlen, ei viska sind enda seltskonnast välja, kui sa ütled ei. Sa ei pea võtma vastu kõikide teiste tegemisi, sa ei pea tõttama igal pool appi. Sul peavad olema enda prioriteedid paigas, sest et muidu ongi, kui me kogu aeg anname, tuleme vastu, siis meist endast ei jää midagi järgi. Egomaania on midagi muud kui see, kui ma nagu tean, millal ma ütlen ei vajadusel ja teen seda täiesti rahulikult, mitte viimasel hetkel, kui mind on viimase piirini viidud. Ja muidugi on siin hulgas ka ajaraiskajate vältimine, mis on ülioluline. Ma arvan, neid on igas kollektiivis, ehk siis kodanikud, kes mitte ei jää hiljaks üks kord kuus, vaid kes jäävad iga kord hiljaks. Tasub mõelda, kas on tarvis nende järgi oodata, mis kell nüüd koosolekuga alustada. Kas me ootame ikkagi ära, et millal kõik teised jõuavad kohale või me alustame punkti pealt. Kui me alustame punkti pealt, siis ongi see sama, et tegelikult see on ju ka respekt nende vastu, kes on tulnud sinna õigeks ajaks ja kes oskavad hinnata enda aega. Sest need, kes ei oska enda aega hinnata, ei oska ka teiste aega hinnata. Mul on endal kombeks loenguid väga täpselt alustada. Sest alati on mõni, kellel juhtub siin elus midagi ja on ka neid, kes on krooniliselt hilinejad. Aga sellepärast ei pea kõik ootama, sest et see aeg, mis sulle on antud, seda aega tuleb kasutada maksimaalselt ja seda aega kasutada maksimaalselt ja maksimaalselt ka mõistlikult nii enda kui teiste jaoks. Ehk siis, kui su tutvusringkonnas on selliseid, kes kogu aeg nii öeldes laterdavad, lõputult räägivad, mitte midagi suurt ei tee, siis tõenäoliselt nad kuuluvad nende ajaraiskajate hulka. Lisaks, ajaraiskajate pealt, kui teil näiteks on mingi uus eesmärk ja teil on veel aega, siis mõelge korraks läbi. Kas teie tutvusringkonnas on ka selliseid, kes helistavad teile ja siis hakkavad rääkima täiesti mõttetut informatsiooni, millega ei ole mitte midagi pihta hakata. Ja lisaks see informatsioon kordub päevast päeva. Ja te muudkui hoiate seda telefoni, üritate muid asju teha, aga see aeg läks teie elust praegust. Ja sellepärast ka nende puhul mitte keegi peale teie piiri ei saa seada. Ma kindlasti praegu ei taha siin öelda, et peaks sõpradele mitte aega raiskama. Vastupidiselt ma tahan öelda, et nende jaoks on vaja aega leida, aga vältige neid, kes ei oska hinnata enda aega ega seeläbi ka teiste aega. Ehk siis vältige aja raiskajaid. Ja siin slaidi peal mul on selline huvitav väljend, maksimeeri aega. Võib-olla te mõtlete nüüd, et jah, maksimeeri aega ehk siis topi see päev hästi täis. Ei, see ei tähenda üldse mitte seda. See on see, mida kasutavad edukad. See on põhimõtteliselt nagu, kuidas kasutada ootamatult tekkivaid ajahauke, mida teised on sulle tekitanud enda kasuks, võiks öelda. Ehk siis näiteks te leppisite kokku, et saate kell 4 kokku ja nüüd ta saabub, kell on 4:20 ja te peate ootama. Tõesti, ta istus liiklusummikus ja nii edasi. Aga see ei tähenda seda, et te peaksite see 20 minutit enda päevast ära andma. Näiteks samal ajal väga kasulik on õppida keelt.
Ehk siis sa võtad oma selle äpi, hakkad seal õppima või kas või paned silmad kinni ja kuulad mingit muusikat. Ehk siis sa puhkad ja taastud selle ajal. Selle asemel, et vaadata kella ja mõelda, no millal tal veel ükskord jõuab. Ja võt see kõik annab tegelikult meile päris palju niisugust mängumaad. Rääkimata muidugi sellest, eks ole, et kui, kes on televiisori vaatajad, et siis mõelge, et kui palju sellest, mida te vaatate, on mõistlik ja mida te tegelikult tahaksite näha. Sest siin on ka jälle mitte ainult psühholoogiline efekt, näiteks kui me vaatame mingisuguseid õudukaid ja kuuleme mingisuguseid kohutavaid uudiseid, ma ei ütle, et uudiseid ei peaks kuulama, peab olema, eks ole, päevakajaliste asjadega kursis, aga kui palju siis sellesse sisusse tegelikult süveneda, mida tuleb tohutult palju ja mis tõmbab teie tähelepanu, sealt saab päris palju aega. Võib-olla pigem keskenduda pealkirjadele ja siis peatuda nendel artiklidel, mis tegelikult on üldse mõistlikud ja vajalikud. Lisaks muidugi ka meeleolud, ehk siis kui on ikkagi negatiivsed sündmused, negatiivsed asjad, millest kirjutatakse, siis see võtab ka maha muuseas teie nii-öeldes meeleolu, mis omakorda hakkab mõjutama, kui palju te suudate hakkama saada. Ehk siis õpi oma aega maksimeerima. Ja kui väga sageli arvatakse, et kes on edukad, et siis nad magavad jube vähe, siis tegelikult mida näitab statistika. Kui ma koolitusklassides seda sama küsimust küsin, et mis te arvate, kui palju siis edukad inimesed magavad, siis väga sageli tuleb vastus 6 tundi. Mõned ütlevad isegi 4. 4 tuli sellest Winston Churchillist, aga õige vastus on 7-8 tundi vähemalt ja isegi kuni 10 tundi. Ja võt siin tekibki küsimus, mida, nad ju suudavad nii palju, kuidas moodi siis? Ja võt siin ongi, nad oskavad aega planeerida. Nad oskavad aega planeerida. Mul tuli praegu meelde üks näide, mida rääkis mulle kunagi üks loengus osaleja, kuidas nad olid ühe väga suure rahvusvahelise kontserni juhi juurde oodanud mitu kuud vastuvõtu aega ja mõtlesid ise, et et see on ikka jube tähtis ja jube siukene ninakas vend ja ülbe vend. Ja neil anti aega 15 minutit. Ja nad mõtlesid, et võib-olla see on nagu see elevator pitch ehk siis lifti kiirkõne, et maha müüa oma ideed teisisõnu. Ja tegelikult selgus nende üllatuseks, et tõesti 15 minuti pärast oli tal juba järgmine kohtumine. Mitte küsimus ei olnud selles, et ta oleks olnud ülbe, vaid lihtsalt ta päev oligi niivõrd tihe. Ehk siis mõelge, palju suudavad need, kes on tegusad versus nendega, kes ei ole tegusad, aga samas ei hinda ka enda aega. Ja aeg on muuseas ainukene, mida me siin elus kindlasti tagasi ei saa. Ja muidugi, mis ma tahaks öelda siin lõpetuseks, siis nende eesmärkide kohta ja aja planeerimise kohta ja motivatsiooni kohta. Et ära anna alla. Ehk siis ka aja planeerimises. Aju õpib läbi korduste ja kordused tekitavad harjumus. Ja harjumus omakorda muudab meid rutiinselt, paneb käituma, mis omakorda jälle tekitabki olukorra, et meil ei ole vaja enam mõelda. Ehk siis, kui sa ei ole väga hea aja planeerija, siis võta ja tee endast väga hea aja planeerija, sest ka puhkuseks on vaja aega. Nii et kellel vaja, saab vaadata seda uuesti läbi, aga eelkõige, mis on kõige olulisem, kes on kõige olulisem, mida ei saa edasi lükata, mis on kõige põletavam, need esmajärjekorras. Ja siis alles kõik ülejäänud. Õppige ütlema ei, õppige fokusseeritult tegutsema ja pange paika oma eesmärgid pikemaajalises perspektiivis, sest et see juba omakorda ise lükkab prioriteedid paika. Ja vältige aja raiskajaid. Aitäh teile! Kui sulle meeldis loengus kuuldu ja sa tahad saada rohkem veel mõtteid või teadmisi inimkäitumise kohta, siis vajuta subscribe nuppu ja jaga meie kanalit ka teistega. See aitab otsingumootorites ka kanalil rohkem välja tulla,
mis omakorda aitab jõuda ka teiste inimesteni, kes soovivad saada teadmisi inimkäitumise kohta. Aitäh sulle!